ega ma päris täpselt ei mäleta, kelleks ma lapsena saada tahtsin, et oli see siis kosmonaut või politseinik või miilits tollel ajal. Aga ma tegelikult seda mäletan küll, et ma olin pigem selline arhitekt. Minu nimi on Ivo Suursoo ja ma juhin sellist ettevõtete gruppi, kuhu kuuluvad siis äri digitaliseerimise ettevõtte Columbus ja klassikalise IT ja küberturbe ettevõtte Oixio. No mida tähendab klassikaline IT, see on küll selgem, et see on siis alates nagu nendest arvutitest, mis on kuskil lõppkasutaja töökohas laua peal, siis sealt jooksevad kaablid, nähtamatud ehk siis Wi-Fi'd ja nähtavad kaablid jooksevad kuhugi võrguseadmetes, siis on seal vastas juba tulemüürid, sealt edasi pilveserverid, kogu see pool, et ta toimiks hästi ja turvaliselt. See on Oixio mängumaa ja Columbus tuleb mängu siis, kui ettevõte mõtleb, et nii, et kuidas me nüüd kasvame, kuidas me oma äri teeme sellised, et ma ei tea, võime isegi toota füüsilisi tabureid, aga me peame need kokku arvestama. Kogu see tarneahela kuni siis raamatupidamiseni lõpuks välja, selle arvestussüsteemide tegemine on see, mida teeb siis Columbus. Esimesed sammud ettevõtlus, ma üldse alustasin tegelikult, kuna ma ehitusarhitektuuri õppisin, siis ma alustasime sellest, et me tegime koos ühe koolikaaslasega sellise ettevõtte nagu aktsiaselts Kõva Sõna ja me tegelesimegi Tehnikaülikoolis, siiamaani on meie ehitatud asju. Me olime vist esimesed, kes ostsid Rahva Hääle pool esilehte, tegid reklaami, sest keegi ei teinud reklaami tollel ajal. Et, kus me tahame endast teada anda, sealt, kus suure tõenäosusega inimesed loevad, kuidas me tahame, loomulikult esilehel. Ja peatoimetaja Leito isiklikult pidi andma nõusoleku, et selline asi on, mis mõttes Päevalehe esilehel on reklaam, et see oli enne kuulmatu. Tegime vist nagu kindlasti tolle aja rekordi, ma arvan, et me müüsime 2 nädalaga umbes 20 arvutit. Ma arvan, et tollel ajal müüdi võib-olla 6 või 1,5 või 2 nii palju arvuteid Eestis. Mulle endale meeldib öelda, et see niisugune eduvalem on unistamises, planeerimises ja elluviimises. Ja sa ei saa jällegi ühtegi elementi vahelt ära jätta. Ja tavaliselt me eestlased oleme natukene nagu nõrgad selles unistamise pooles, et plaani teeme väga hea, aga kui seal ei ole head unistust taga, siis see on niisugune väike plaan. Ja see edu, ma ütleks, et see on korrutis sellest, et sa lood mingit väärtust, sellele väärtusele on kliendi rahulolu ja kõik need, kes osalevad selles inimesed, et ka nende rahulolu. Ja see on just korrutis, mitte summa. See tähendab seda, et kui üks nendest korrutise osapooltest läheb nagu nulliks, siis kogu see asi on mõttetu. Et kõik need 3 osapoolt edus peavad nagu olema võrdselt hästi paigas. Juhina ma olen pigem selline generaator tüüpi, et ma genereerin ideid, ma olen võtnud ka endale nii-öelda nagu selgelt rolli, et ma pean olema ettevõttest mõnes mõttes nagu aasta-paar ees, et ma pean nagu kogu aeg mõtlema selle poole, kuhu me liigume. Mul on väga-väga hea meeskond, kes suudab hästi süsteemselt, metoodiliselt ärimetoodikaid ja asju kokku panna selleks, et siis nii-öelda nagu äri stabiilsust üles ehitada. Ma olen selline õppinud sotsiaalsusega inimene, mis tähendab seda, et tegelikult päriselt selleks, et energiat saada, mul peab olema aega iseendale. Ja see aeg iseendale on ka see, mida ma nagu oma juhtidele hästi palju õpetan, et me peame planeerima aega iseendale. Sest see on see, kus sa saad rahulikult oma mõtted läbi mõelda ja selle tulemusena tegelikult nagu maandad ka stressi. Lõpeta lause. Ivo on maailma parim. Ivo on tõenäoliselt maailma parim tuleviku ettevaataja lähiperspektiivis 3-5 aastat, et aru saada, mida siis sellises digiarengus, ettevõtete innovatsioonis, aga ka küberturbes päriselt juhtuma hakkab 3-5 aasta horisondis. Ma väga tahan uskuda, et ma tean ja näen, mis tulemus on.